Tere, armas teeline! Jälle on uue mõtiskluse aeg ja tänase mõtiskluse pealkirjaks on elamine koos Kristusega. Ja ma arvan, et kõige sobivam tekst seda pealkirja laiendama ongi kirjas Kolossuse 3. peatükis salm 14, kus öeldakse, aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiuslik side. Niisiis, kui meie elu kõiki tahke iseloomustab armastus, siis me oleme Jumalaga seotud. Kui mitte, siis on mõtlemise koht. Paulus suunab meie pilgud taevasele tegelikkusele ning osutab sellele, et kõike seal toimuvat mõistavad ainult need, kes on koos Kristusega. Üles äratatud. Pauluse nõuanded on väga praktilised, mis tugevdavad meie kõiki suhteid, isegi kogudusest kaugemale. Kuulake, mida Jeesus ütles Mattuse 5. peatükis. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevas isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta nii kurjade kui heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sa ütled, inimlikult on see võimatu. Jah, ma olen nõus sinuga. Enne elu koos Kristusega aga toimub surm minale. See on valiku küsimus. Me valime Jumala, sest tema on meid enne valinud olema tema kuningriigis. Me valime taevase meelsuses juba siin maa peal elades ja taevane isa teostab seda meie elus. Aga milline on siis taevane meelsus? Nüüd on aeg avada Kolossuse 3. peatükk ja ma loen siit mõningad salmid kohe peatüki algusest. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Kui sa tõused mäeharjale, siis sa näed kaugele. Igivanast ajast peal on mägede külalisteks olnud ikkagi inimesed, kes otsivad lähemat kogemust Jumalaga. See oligi põhjus, miks paganad ehitasid mägesid, kus jumalatega kohtuda. Neid nimetatakse tsikuraatideks ehk astmikpüramiidideks. Väärib märkimist, et Uuri linnas, kus Abrahami paluti lahkuda, sealgi oli suur tsikuraat, mis hakkas silma juba miilide kauguselt. Kui kõrguse muutumine ei too iseenesest kedagi vaimulikkuse mõttes taevale lähemale. Inimese jõupingutused ei suuda seda iialgi, sõltumata mäe kõrgusest. See-eest on võimalik taevale lähemale tulla üksnes armuime kaudu, mille abil sureme koos Kristusega ja ärkame üles temaga, mida piltlikult kujutab ju ristimine. Pane tähele, et Kolossa kirja 3. peatükis siin algussalmides peale kordub üks rõhuasetus. Mis on ülal, seega sellel, mis on taevas. Seal on sellised mõtted nagu seda, mis on ülal, kus Kristus istub, mis on ülal koos Kristusega Jumalas. Muidugi on Kristuse elus palju sellist, mida ta ei suuda ära seletada. Kuidas võib inimene päriselt surra ja saada üles äratatud, kui ta on pealtnäha sama isik ning talle pole olnud sellist elu ja surma kogemust? Just, siin on palju sellist, millest loomupärane pühast vaimust mõjutamata meel aru ei saa. Kuna vaimuliku meelega inimesed on aga saanud uue, Jumala tõotatud südame, on suremine patule ja Kristusega üles äratamine ehkki ehe reaalsus. Nagu üks laulusalm kirjeldab seda nii, sa küsid minult, kust ma tean, et ta elab? Ja mina vastan, tema elab minu südames. Ometi annab Paulus korraldused sellepärast, et vaimulikku elu on pidevalt vaja uuendada, päev-päevalt. Me võime tõepoolest ära langeda ja kaduma minna ning selles elus ei ole me iialgi kaitstud kiusatuste eest. Seepärast on väga oluline pidada silmas seda nõuannet, mida ma just lugesin 1. salmist täna. Otsida seda, mis on ülal,
Meie igapäevane elu on tervena varjul koos Kristusega Jumalasse. Me kuuleme tänapäeval tihti selliseid lauseid nagu lõpetage sõda, lõpetage metsade hävitamine, lõpetage tuumarelvad, ikkagi lõpetage, lõpetage, lõpetage. Aga üks, mida me pole ilmselt varem kuulnud, on lõpetage maapealsus ehk patu armastamine. See lihtsalt ei sobi kokku maailma trendidega. Teised lipukirjad ei ole valed ning pole vale ka see, mille eest nad seisavad, kuid igavikku ligidust silmast pidades on need lihtsalt väga lühinägelikud. Meie fookus peaks olema sellel, mis on praegu ülal. Millest me teame, mida tähendab olla surnud iseendale ja maapealsele ning elada selles, mis on ülal? Jätkame lugemist Kolossuse 3. peatükist, loen salmist 5 ja 6. Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed. Nii ütleb pühakiri. Hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha. Ehkki oleme vaimulikus mõttes koos Kristusega surnud, kõlab pühakirjas üleskutse surmake oma maapealsed liikmed. See tähendab, otsustage kiusatustes öelda kiusatusele ei. Selle korralduse juures on hea mõista 2 detaili. Esiteks, kreeka keeles eeldab sõnavorm, mida Paulus siin Kolossuse 3. peatükis 1. salmis kasutab, et meid on tegelikult Kristusega koos üles äratatud juba. Teiseks, 2. Korintuse 3. peatüki 5. salmis, mida praegu just lugesin, olev korraldus on selle tõsiasja tagajärg. Nii ta algabki teksti sellepärast. Saame surmata maapealsed trendid, hooruse, rüveduse, kire, kurja himu, ahnuse, üksnes seetõttu, et meid on koos Kristusega üles äratatud ja tema elab nüüd meis. Ning seetõttu on ka vägi saatnud ka väe need asjad meie peast ja elust välja kanda. Sa näed Kristuse rolli meie elus. Väärib märkimist, et kreeka keeles esineb olev fraas Jumala viha on ainsana veel Rooma 1. peatükis. Jumal on andnud inimesed nende kurjade eluviiside kätte ja nii ilmub Jumala viha sõnakuulmatute laste peale, sest nad armastavad seda kõike, mis on patuga seotud. Rooma 1. peatükk 18 võrdsustab Paulus mõisted Jumala kartmatus ja ülekohus mõistega rüvedus. Ning osutab sellega väga konkreetselt inimestele, kes südame himudes annavad vaba voli rüvedusele, et nad oma ihu ise häbistaksid. Aga kuidas nad oma ihu häbistavad? Esmalt sellega, et nad keelduvad tundmast loojat. See on nende valik, kuid ka häbitute kirgedega. Nii Rooma 1. peatükis salmis 26 ja 7 saame lugeda, nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõnda samuti ka mehed loobudes loomulikust vahekorrast naisega on oma tungis süttinud üksteise vastu. Mees on teinud mehega nurjatust, ütleb pühakiri. Aga kuidas sina saad aru sõnadest surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal? Koloslased olid teadupärast ju saanud usklikeks Kristusesse. Siin identifitseerib Paulus meie liikmeid kui hoorust, kirge ja ahnust. Teistes Uue Testamendi kirjades kirjeldata meie liikmeid kui ülekohtu tööriistu, ülekohtu orje, patuseid kirgi, mis meie liikmetes tegutsevad. Patuseadust meie liikmetes, patuinstinkte, mis tegutsesid meie liikmetes. Ja lõpuks ta ütleb, me oleme andnud oma liikmed patule orjadeks. Vahemärkusena, siin ei öelda, et tuleks oma hooruse kirge muuta, sest need pole lihtsalt halvad harjumused, need on osa meie minast, mis
kuulub suremisele. See ongi see, mida tähendab suremine. Sama põhimõtte leiame ka Rooma 6. peatükist. Kuidas meie, kes oleme surnud patule, peaksime selle siis veel elama, küsitakse. Me oleme ju ristimises koos temaga maetud. Meid äratatakse surnuist üles, et käia uues elus. Kes on surnud, see on patust vabastatud. Sest Paulus ütleb, et ma suren iga päev. Ära pane seda imeks. Surm on ainus lahendus lihalikule loomusele ja patu väljendusele meie elus. Ei ole muud lahendust. Aga Paulus ütleb, et heitke nüüd see kõik kõrvale. Viha, raev, kurjus, jumala teotus, ropud sõnad oma suust ja valetamine, mis on väga populaarne tänapäeval. Ka need on patuseaduse väljendused minu liikmetes, aga nüüd on olemas järgnevus, kord. Nüüd toimub see pärast eelnevat. Kristlik kogemus on progressiivne. Meie, kes me elasime patus, kes elasime kires, andusime sellele. Aga nüüd peame tegelema viha, raevu sellega, mida me üksteise vastu tunneme. Kuidas üksteisele reageerime, kuidas me üksteisele ütleme, ropud sõnad, valetamine. Mis meie suust tuleb? Kristlik kogemus ei ole lihtsalt magamise lõpetamine ja suu koristamine. Olgu selleks siis teie keel või ka intiimelu. Kõigel sellel on ka oma allikas. Ja kui sa saad mahti, siis ava piibel ja loe Jaakobuse 3. peatükki. Seal on sellest allikast juttu. Ma rohkem sellel praegu ei peatu. See on kodune töö. Probleemi juur on seal. Aga jätkame lugemist Kolossuse 3. peatükist. Seal mis 8 ja 9 ütleb piibel. Ent nüüd jätke teiega maha see kõik. Viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega. Sa mäletad, kuidas sa elasid kunagi kõigest sellest, millest on häbi täna isegi rääkida. Piibel ütleb, et sa tegeleksid probleemi algpõhjusega ja ütleb, heida vana inimene oma seljast ära. See, mis avaldub meie liikmeis. Meil on tihtipeale kaldumus arvata, et üks patt on hullem kui teine. Aga see on ju ühest ja samast allikast. Mis suurusest me räägime? Milleks on vana inimene? See on see allikas. Lihalik loomus, patuseadus, millega me näime olevat lahutamatult seotud. Me inimlikult püüame muuta või modifitseerida iseennast või teineteist, et saada kristlasteks. Me püüame kaunistada vana inimest, aga pea meeles, see ei kavatsegi muutuda, vaid hoopis avaldab end ja püüab domineerida. Meie ahnus, hoorus, viha, valed annavad meile teada, et vana inimene on ikka veel elus. Loeme siit samast edasi Kolossuse 3. peatükist. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele, kus ei ole kreeklast ega juut, ei ümberlõikatud ega ümberlõikamatut, ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Pane tähele, selle uue mina tunnuseks ei ole rass, usulised teod, ühiskondlik positsioon, ema, eluolud. Ei, seda iseloomustab teadmine. Aga teadmine kellest või millest? Salm 10 ütles meile, ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Tänapäeval me teame sellist asja nagu tehisintellekt. See omab palju teadmisi.
1000 kordi enam kui kõige targemal inimesel on seal teadmiste pagas. Salaühingutel on informatsiooni ligipääs. Aga mis on see teadmine, mis paneb selle vana inimese surema ja mind uuenema? Teadmised kõigist teadmistest kõrgemad. See on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ütles Jeesus. Jumal käskis pimedusest paista valgusel, et tekiks Jeesuse Kristuse näol oleva Jumala au tundmise valgus. Ilmselt me peame selle selga panema, rõivastuma sellega. Igal hommikul sina ja mina valime, mida me selga panema selleks päevaks. Meil on valik, on olemas kaunis rüü, mille Kristus meile kõigil igal hommikul ulatab. Ja ta soovib, et me paneksime selga need kaunid riided. Nii kui Jeesa ütleb, pane selga oma kaunid riided, oh Jeruusalemm. Paulus ütleb Rooma 13. peatükis, siis heitkem enestest ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega. Ja Paulus Efesostele kirjutab 4. peatükis, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid. Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kuidas me saame selle ülipraktiliseks muuta? Kogeda surma, uut sündi, uut inimest. Johannes hüüdis kord, vaata, Jumala tall, kes võtab ära maailma pattu. Issanda au vaadates me muutume, sest Piibel ütleb, meid muudetakse samasuguseks kujuks aust ausse. Seega, vaadates Jeesusele, tema on selle protsessi autor ja lõpetaja. Ja ustav on see, kes teid on kutsunud ja kes seda teeb. Tundes oma ebaefektiivsust, peame mõtisklema Kristuse üle ja tema kaudu, kes on kõige tugevus, kõige mõtte, tahtlik ja kuulekas, saavutab võidu järel meis. Vana inimese ilusaks muutmine ei ole evangeelium. Mida ma selle all mõtlen? Püüda välja näha õigena, öelda õigeid asju, teha piisavaid häid tegusid. Selle vana inimese seljast võtmine ja uue selga panemine, see on ülim vananemisvastane retsept. See tõeliselt võimaldab sul igavesti elada. Aga mitte ainult riietumine ei ole Jumala plaanis minu ja sinu jaoks. Temal on valmis uue elu meelelaad. Elu Kristusega on enamat kui see, mida me väldime. Pöördumine toob kaasa käitumise muutuse, sealhulgas negatiivsete asjade osas, mida me asetame kõrvale. Kuid kristliku elu ei määratle ainult puudumine, mitte lihtsalt ma ei tee seda enam või mitte lihtsalt ma hoian kuradist eemale. Kristliku elu märgistab kohalolu. Kristuse kohalolu, uute vooruste kohalolu, vaimu vilja kohalolu. Me ei saa oma elu määratleda ainult selle järgi, millest end lahti haakisime. Me määratleme seda selle järgi, kes saabus. Kolossa kiri räägib meile tegelikult valguse kogemusest, juba 1. peatükist. Kristus päästis meid pimeduse võimust ja kandis meid oma imelisse valgusesse. Valgus ei ole lihtsalt mitte pimedus või pimeduse puudumine. Valgusel on olemus, suund, eesmärk ja selgus. Perspektiivi muutumise näide. Esmakordselt valguse kätte tulles me kissitame silmi, sest see on hele.
Pärast valguses elamist, kui me astume pimedusse, siis me samuti kissitame silmi, sest me oleme pimeduses. Mida rohkem me elame Kristuses, seda ebamugavamaks pimedus muutub. Meie instinkte, nägemust ja väärtusi kujundab valgus, aga mitte pimedus. Meie identiteet seisneb selles, et me oleme Jumala valitud. Meid kutsutakse valituteks. Mida see tähendab? See tähendab välja valitud, soosingus, lapsendatud, armastatud. Mitte valitud teenete pärast. Me oleme valitud Kristuse vere pärast. Tema algatus, tema arm on seda teinud. Aga milles seisneb minu ja sinu valimine? Me võtame vastu tema anni, kuid väärilisus kuulub temale, mitte meile. Meid valitakse eesmärgi, mitte privileegi pärast. Kuidas pühakiri sellest jumalikust valikust räägib? 5. Moose raamatu 7. peatükis teatatakse, et Jumal valis Iisraeli, sest ta armastas neid, mitte sellepärast, et nad olid arvukad või erilised. 2. Peetruse 2. peatükk lisab, nad on valitud sugupõlv, kuninglik preesterkond, omapärane rahvas, kutsutud kuulutama Jumala kiitust. Meie identiteet on missionipõhine. Me eksisteerime, et tunnistada tema iseloomu. Lunastuslugu on meie sõnum. Me ülistame Jumalat oma muudetud elu kaudu ja teeme seda igavesti. Aga milline on siis see uue elu vaidne rõivas? Need on õiguse rõivad, positiivsed rõivad, Kristuse iseloom, mida kantakse hinges. Ja siin need loetelus on olemas. Õrn halastus ja kaastunne, südamlik hoolivus, tegutsev kaastunne, lahkus, heatahtlikkus, mis peegeldab Jeesuse heldust, alandlikkus. See on inimkonnane mitteloomulik. See on vaimust sündinud. Enda aus ja teiste lahkelt nägemine. See on tasandus. Kontrolli alla olev jõud. Armastuse poolt distsiplineeritud jõud. Kristuse sarnane vaoshoitus. Siis veel pikameelsus, vastupidavus, provotseerimise ajal vankumatus, murdumatus. Siis veel sallivus, empaatial põhinev kannatlikkuse vorm. Teiste talumine, sest me mõistame nõrkust. Kaastunne, mis püüab katta, mitte paljastada. Andestus, jumalik tegu, andma kellegi eest. See on võimatu ilma Jumala vaimu oluta. Tänulikkuse ülevool Jumala andestuse eest meie vastu. Ja kõige selle krooniks on loomulikult armastus. Nagu täna esimene tekst ütles, on täiuslikkuse side. Piiblis on sellele vihjatud korduvalt, näiteks juba 1. Korintuse 13. peatükis ja 1. Johannese 4. peatükis. Armastus on kõiki kokkuvõttev kroon, see on otse kui liim, mis hoiab koos. Ilma armastuseta on teised omadused laus kokkuvarisemine. Aga mida teha siis, kui meile need omadused ei meeldi? Mõned seisavad vastu alandlikkusele, tasadusele või kannatlikkusele, sest need tunduvad nõrkusena. Jeesuse jüngrid tundsid sarnast pinget. Nad tahtsid jõu, mõõga ja äikese kuningriiki. Kristus esitles õrnuse, halastuse ja armastuse kuningriiki. Neile tundus see nõrkusena, kuniks nad muutusid rohkem Kristuse sarnaseks. Seega muutumine korrigeeris nende vaatenurka.
See, mis kunagi tundus nõrk, tundus nüüd jumalik. See, mis kunagi tundus pehme, tundus nüüd võimas. Kui juhtuks, et meile ei meeldi Kristuse omadused, siis see osutab, kui väga me vajame tegelikult muutust. Mida rohkem me saame Jeesuse sarnaseks, seda rohkem hakkame armastama just neid voorusi. Armasta tasadust, armasta alandlikkust, armasta kannatlikkust, armasta kaastunnet, armasta andestust. Elu Kristusega ei määratle see, mis meid maha jättis, vaid see, kes meid täidab. Kristlik kogemus ei ole lihtsalt pimeduse vältimine, vaid valguse omaks võtmine. Kristus riietab meid oma iseloomuga ja kui me neid rõivaid kanname, muutub meie vaatenurk ja kogu meie olemus. Pauluse hool sellepärast, et koguduses oleks rahu ja kooskõla, ilmeb selgesti kolosslastele kirjutatud kirja 3. peatüki viimastest salmidest. Mis konkreetselt võimaldab olla Kristuse kontrolli all ning milline osa on selles kõiges muusikal? Loen Kolossuse 3. peatükist salm 16 ja 17. Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmidega, kiituslauludega ja vaimulike lauludega tänumeeles lauldes Issandale oma südames. Ja kõik, mida te iganes sõnaga või tööga teete, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat, Isa, tema läbi. Siinne väljendusviis on väga piltlik. See kirjeldab ilmekalt, kuidas Kristuse sõna loob meis oma kodu. Nii juhtub siis, kui loeme teraselt pühakirja selleks, et Jumala tarkust kuulda ja tundma õppida. Nagu näha, on muusikal oluline osa üksteise õpetamisel ja manitsemisel. Aga mitte igasugusel muusikal. Paulus kasutab väga iseloomulikku terminoloogiat nii siin kui ka Efeese 5. peatükis, kus ta nimetab psalme, hümne ja vaimulikke laule. Me ei saa olla täiesti kindlad, aga näib, et siin tehakse vahet olemasoleva Vana Testamendi psalmide kogu ja alles moodustuva Uue Testamendi kirikulaulude kogu vahel. Vaimulikud laulud võib-olla üldisema mõiste ükskõik millise kiituslaulu kohta, mis seostub vaimuliku elu või koguduse eluga. Laulude sõnad on tõe õpetamise vahendid, on tohutult meeli ülendavad sõnumid, mis pakuvad lootust ja kindlustunnet. Muusika mõju on võimas. Taaveti kandlemängul oli kuningas Sauli jaoks rahustav toime. Aga kui Taavet sai tema rivaaliks, tärkas Sauli viha ja vimm. On ju kliiniliselt tõestatud, et rahulik klassikaline muusika vähendab ärevust, optimeerib ajutegevust, lõõgastab, leevendab valu ja edendab suhtlemist. Kes meist poleks ise näinud, kui võimas on muusika mõju meie tunnetele ja mõtetele? Tõeline taevast pärit muusika on vaimselt ülendav. Meil on öeldud, et kõike, mida teeme, peaksime tegema Issanda Jeesuse nimel. Kui miski elus ei mahu selle kategooria alla, siis on aeg see tegevus lõpetada. Ja mida varem, seda parem. Kas pole nii? Kui Jumala vaim võtab meeled ja südame oma kontrolli alla, hakkab pöördunud inimese hinges helisema otse kui uus laul. Ta mõistab, et Jumala tõotus on tema isiklikus elus täide läinud, et tema üleastumine on andeks antud, et tema patt on kinni kaetud. Jumalikust käsust üleastumisest on ta pöördunud meeleparanduse poole, Jumala poole ja usule Kristusesse, kes suri inimese õigeks mõistmiseks. Kuna ta on
usust õigeks saanud, on tal rahu Jumalaga, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Selle kogemuse tõttu ei pea kristlane aga oma käsi rüppe laskma, rahuldudes sellega, mis tema jaoks on korda saadetud. Inimene, kes on otsustanud astuda sisse Kristuse vaimulikku kuningriiki, leiab, et kõik lihaliku loomuse jõud ja ihad, toetatuna pimeduse riigi jõudude poolt, asuvad nüüd võitlusse tema vastu. Iga päev peab ta uuendama pühendumist, kui sageli. Iga päev. Ja iga päev võitma kurjuse vastu, ütlema sellele ei. Vanad harjumused, päritud halvad kalduvused, kõik püüavad haarata ülemvõimu ning ta peab olema alati nende suhtes valvel, otsustades Kristuse väes võita. Vägi elada kõrgemat, puhtamat ja õilsamat elu on meie suurim vajadus. Me ju valmistume peatselt muutumiseks. Mõtleme ju liiga palju maailmast ja liiga vähe taevariigist. Püüdes saavutada Jumala ideaali enda jaoks, ei tohiks kristlane milleski lootust kaotada. Moraalne ja vaimulik täiuslikkus Kristuse väe ja armu läbi on tõotatud kõigile. Jeesus on meie väe ja elu allikas. Meie pärast rakendab ta tegevusse taeva kõik võimsad jõud. Igal sammul puutume kokku tema elava väega. Kasuta sinagi seda võimalust. Peatse kohtumiseni.